mis on surm sinu jaoks üldse? Surm on transformatsioon. Jah, see on see on nagu level. Meil on palju, meeste seas on palju arvutimängi, et see on nagu mängid ühe leveli läbi, siis sa käid kõik need salakohad ka veel seal läbi, teed kogu selle nagu labürindi, õpid selgeks, ütled okei. Siis lõpuks leiad selle ukse, mis viib sind järgmisele korrusele. Ja surm ongi järgmine korrus. Mina isegi nagu tajun suht samamoodi, et surma olemus on midagi ühest energeetilisest tasandist teise minek. Ja. Ja mida meie nagu teadus on nimetanud surmaks, see on nagu lõpp, pimedus, siis minu teadus ütleb seda, et see on uus algus hoopis. Ehk igavikuline liikumine ühest tasandist teise läbi erinevate kogemuste ja lihtsalt valida, et see asi nüüd on tehtud ja siis edasi minek. Aga kuidas sa tajud seda, et miks me siis seda nii hirmsasti kardame? Väga lihtne, sest et me ei tea sellest mitte midagi. Nii nagu sa just ütlesid, et teadusel on selline oma nagu hästi suletud nagu selgitus sellele, mis baseerub suuresti religioonil ja mille vahel me valime, kas oleme religiooniusku või teadususku ja rohkem nagu valikuid ei oleks. Ja tegelikult, kui me vaatame meie vanemaid õpetusi, ma olen hästi palju uurinud seoses surmaga just neid vana veneusuliste traditsioone, siis neil oli see nagu väga selgelt ja siis nagu Tiibeti poolt, eks ole, neil olid väga selged ja tugevad nagu materjalid, millega nad töötasid ja mida nad oma järeltulevatele põlvedele tutvustasid alati, et seal puudus see teadmatus, sest kõige suurem hirm on meil alati teadmatuse ees. Ja kui mida rohkem sa õpid selle kohta, seda rohkem sa kohaned ja harjud selle mõttega, okei, siis võivad olla seal sellised asjad. Ja sa hakkad nagu endaga eelnevalt tööle, ennem kui sind sellesse olukorda pannakse.